Asjade loomine on suurim inimeseks olemise privileeg. Käisin just meie kohalikus kohvikus ja selle uksest astus sisse üks mu vana sõber, keda ma polnud näinud 5 aastat. Et viimane kord nägin teda tema pulmas ja üks viimaseid kordasid enne seda oli see, kui ma nägin teda paljana lumehanges telefon käes jooksmas. Elu läheb, elu tuleb ja elu möödub. Ja ta küsis, et millega ma olen tegelenud. Ja ma rääkisin ja sain aru, et kõige tähtsam asi, välja arvatud inimsuhted, eks ju, pere ja lapsed, on asjade loomine minu elus. Rääkisin talle, kuidas ma selle maja lammutasin tükkideks ja ehitasin uuesti ülesse, tegin korda. Loomulikult mind aidati palju. Et alati ei pea nii-öelda maja üksinda ehitama. Mis siis, et enamuse ajast ma olin siin üksi ja tegin neid asju. Lammutasin, ehitasin, rügasin. Aga ma nautisin seda. See oli üks kõige lahedamaid protsesse elus, mida ma olen läbi käinud. Ja praegu me kogume hoogu, et meil on sealpool üks vundament, välja ehitamata vundament. Et kogume hoogu, et sinna peale hakata maja ehitama. Ma võtsin selle ümber kõik puud maha, mis on 30 aastaga sinna kasvanud. Tegin seda põhja puhtaks, oli igasugust jama. Et need nõukaaja pärandid, et inimesed toovad oma jama. Et meil on siin tegelikult mõned lahedad masinad, krohvisegumasin ja see suur ketassaag ja et kui sind huvitab, siis me müüme need mõned asjad maha, mitte kõiki, aga me ise ei kasuta neid ja mõtet on hoida neid ühes kuuris, mis on vaja maha lammutada. Et meil on suur kuur, mis on vaja maha lammutada. Ja seda kõike nii-öelda tunnetades, mõeldes, minu isiklik kogemus on, et luues reaalsed asju, kas andes see tõukeenergia, et laps saaks sündida või siis tulles tehes oma kätega midagi, et see on ülim looming ja see on täiesti koht, kus vaimusilmas tulevad pildid ette ja ma juhindun sellest endast suuremast tarkusest, kus ma olen kõige enam kuulaja rollis. Praegu me viime läbi heliteraapia kursust, et see on mega lahe kursus. Praegu on olnud 2 moodulit, tuleb veel. Ja kui sind huvitab, siis palun võtta ühendust, et ma lasin kõik need nii-öelda piirangud vabaks, et lasin hinna vabaks, lasin aja vabaks, lasin kogu selle sisu vabaks ja see on täiesti ulme, mis toimub. Eelmisel korral oli 10 inimest kohal ja rääkisin neile kristallhelikaussidest ja see info lihtsalt tuleb ja tuleb ja tuleb, et mooduli pikkus üle 3 tunni või läks isegi 4 tundi. Ja see on puhas rõõm, puhas jagamine. Ja sama on ka arhitektuur, kui me mõtleme selle peale, et me loome keskkondasid. Ja ma loodangi, et sinna uude majja tekiks ruum, saal, kus saaks ka ise teha neid sündmuseid, teha oma helisid, mängida seal ja loomulikult teha sinna ka talveaed ja panna sinna üks süsteem, mis soojendab maja ja jahutab suvel põhimõtteliselt väga väikese summa eest. Et see on selline unistus, mida ma proovin praegu täita. Saaks troopilisi viljapuid siin meie kliimas kasvatada ja nautida. Ja lõppeesmärk on äge, aga see protsess sinna on veel lahedam. Et mul on üks sõber arhitekt ja talle ma üks päev hakkasin rääkima, et meil on vaja luua 350 ruutmeetrine kasvuhoone ja kui süsteemid õigesti teha, siis me saame sinna panna palju troopilisi puid kasvama või mitte troopilisi, aga mangod ja banaanid ja mida iganes.
ja saame 2 saaki aastas ja teeme sellest nii-öelda businessi. Ja siis ta ütles, aga teeme siis kristallpalee, nagu Crystal Palace, guugelda, kunagi Londonis oli. Siis ma mõtlesin, jaa. Ja see on üks projekt, mida ma soovin samuti luua. Ja rääkides neist asjadest, ma tunnen, et ma elan, unistades neid asju, ma tunnen, et ma täiesti elan ja tahan luua täiesti ahetama panevaid asju. Ja loomulikult algus on alati raske, et selle majaga oli samamoodi, et selle ostmisprotsess oli raske, siis selle lammutamisprotsess oli raske, selle ehitamisprotsess oli raske, aga kui alustada pihta ja isegi siis, kui ei ole midagi veel, hakata tegema, astuma samme sinna poole, siis see kõik on võimalik ja see kõik teostub. Aga kui me seisame koha peal ja kahtleme, vot siis asjad seisavadki. Kui me oma vaimus ilmas juba toimetame ja siis hakkame füüsilise kehaga kõike võimalikke samme tegema, mida on võimalik teha, et järele jõuda selle protsessiga, siis ta hakkab ise lahti rulluma. Ja lõpuks on midagi võimast loodud ja siia maailma istutatud. See on ka minu soovitus sinule, et hakka pihta, hakka looma. Ja praegu ma vaatan, et üks mu sõber helistab, kes samamoodi ostis omale väga laheda maja keset Läänemaa metsasid ja hakkas seda korda tegema ja sinna ehitama ja looma retriite. Et need unistused, need soovid ja just nii oluline on, et majas oleks kogunemisruum, sest see aitab meil kui sotsiaalsete olenditena nii-öelda koguneda, ruumi jagada ja luua. Ja kui ma räägin sellest kasvuhoone mõttest, siis seda ideed ka, see on minu jaoks üksinda tegemiseks liiga suur, sest tegelikult tahaks, et mitu kasvuhoonet saaks loodud eri kohtadesse. Meile siia maa peale ka üks hetk. Aga kui ma räägin, siis kui sa tunned seda kutset, kui sa tead midagi sellest sellise asja ellu viimisest, siis palun võtta ühendust või sul on mingi maa, kus peal sa soovid seda näha, et palun võtta ühendust ja me saame koos luua selliseid asju. Sama on ka selle heliteraapia kursusega, et ma mõtlesin alguses, et ma teen videokursuse heliteraapia kohta. Ma sain aru, et see ei ole piisav minu jaoks. Tahan suhelda, tahan seda sotsiaalset ruumi luua. Ja siis tekkis probleem, aga mul ei mahu siia majja kogunema. Et siin on lihtsalt nii palju laste asju ja nii-öelda planeering on selline, et lihtsalt ei mahu. Ja siis hakkasin kasutama teiste inimeste ruume, kellele ma olen väga tänulik ja nende kodudes käimine on ka väga inspireeriv. Ja seetõttu ma näengi, et kodu võiks olla alati sotsiaalse ruumi tagaja ja kinkija, mis annab sellise võimaluse sellel ilul, unistustel välja ilmuda ja iga nii-öelda kollektiivi, iga perekonna iseloom ehitub nendes majades välja. Et see on minu meelest üks kaunis loomine. Ja kui veel mõelda, et mis asi, et ma olen selline kõva ökoloogiliste printsiipide jagamine ja siis tekivad ka küsimused, et kui ehitada uusi ehitised, mis materjale me kasutame, mismoodi me kasutame ja samas ökoloogiliselt kõige säästvam on elada suurtes linnades, sest siis võtab kogu see infrastruktuur ja ehitust kõige vähem ruumi ja on nii-öelda kontsentreeritud. Et kontsentraadid on kõige ökoloogilisemad ehitised, aga samas tahaks loodusmaterjalidest ehitada maju ja vahest on vaja teha ka kompromisse, et kui puudub endal hetkel teadmine ja otsene kogemus teatud materjaliga, siis tuleb lihtsalt valida mingi teine, eriti kui on selline aeg piitsutab peale. Aga samas saab ka nii-öelda rahulikult ehitada. Et on hästi palju selliseid olulisi ja suuri küsimusi, mille peale saab alati mõelda. Ja mul on üks unistus veel, et siin elus üks hetk ehitada kanepibetoonist maja, et valada seinad kanepibetooniga, et ta soojustab, pluss ta peaaegu on strukturaalne materjal, aga mitte täitsa, aga ta on monoliitne, ehk siis külmasildasid ei teki. Et selline unistus on, et eks ole näha, millal ta võimalikuks areneb, võimalikuks nii-öelda küpseb, et see oleks nii-öelda loomulik ja lihtne protsess.
sellise maja ehitamine. Aga jah, mul on hea meel, et kuulasid ja soovin sulle kõike head ja kohtume jälle. Nägemist!